Kas teil turvavööd ei ole peal või? On küll. Jesus Christ! Mul tuli lahti. Ma ei usu seda. Informatsiooni korrast nii palju, et alustame siis, kui kõik kunstnikud on siia saabunud. Võib-olla siis 5-7 minuti pärast, aga teie senikaua palun võtke veini, mida pakub meile Tartu kunstimaja. Nii, no tahtsite roolist lainet või? Palun väga. Väga me täname. Nii, kus siit sisse saab siis? Sallitallaja on saade Tartu kultuurielust. Mina olen Peep Koher, oleme eetris kord 6 Delta raames ning saade on järelkuulatav ka internetis. Ja tere päevast, head Klassikaraadio kuulajad. Sallitallaja on taas eetris, mina olen Peep Koher ja tänases saates on meil külas festivali artist Kuku Nuut. Korraldajad Rael Artel, tere. Ja Kaisa Eihe. Tere. Mäletatavasti kunagine Tartu kunstikuu asus muudatuste teele paar aastat tagasi, kui üheks keskseks sündmuseks oli trükise Tartu kaasaegse kunstiskeene subjektiivne uurimus ja lisad väljaandmine. Selles tehti mitmeid üsnagi kriitilisi avaldusi Tartu kunstiskeene kohta ja seda, mis paari aastaga on üldiselt muutunud, on juba viimases ajalehes Müürileht küsitud ja teie poolt ka vastatud, aga ma läheksin selle küsimusega natukene konkreetsemaks ja tooksin välja sellest trükisest Raeli välja toodud provokatsioonipunktid, nii nagu ta neid ise nimetab. Suhteline isolatsioon, omas kontekstis superhuvitavad tekstipõhised trendid, perifeeria keskus vastandused, iseenda naba, pime usk loomemajandusse, kultuur kui kogemusmajandus, experience economy, kohalikud mütoloogiad ja rituaalid, professionaalsuse ja laiskuse suhted. Mis nendes provokatsioonipunktides on paari aastaga Tartu kunstielus muutunud? Või no, Martin on kõik aastad mõeldes aru, ahvast palutab üldse ja peale seda, kui siin Seda on, mis oli paberina. Lonkeuks.
Esimene veerand algas rahulikult ja surve oli mõlemal meeskonnal peal. Publik oli suurepärane. Andsime võistkonnaga endast kõik ning mängisime esmaklassilist korvpalli algusest lõpuni. Mis sai kohtumises määravaks? I think was the rebound. I think when we take control and rebound and we run and make easy baskets, we are better team. Ma arvan, et lauavõitlus. Kontrollisime võistkonnaga lauavõitlust ja viskasime kergeid korve. Olime parem võistkond ning oluliseks sai ka kaitsemäng. Kui lasta visata 53 punkti, siis see on võiduvõti. Kui vastane viskab nii vähe punkte, siis me võime võita pea iga mängu, nii et kaitse oli meil imeline. Oli see teie parim mäng seal valikturniiril? It was a good game. I don't know if one of the best. I mean, I don't look at myself, I look at the team. And as a team, it was one of the best games. See oli hea mäng. Just üks parim. Ma ei vaata enda mängu, vaid võistkonna mängu. Võistkondlikult oli kindlasti üks parimaid mänge. Olen õnnelik, et võitsime, kuid peame ka edasi niimoodi jätkama. Ootasite te sellist atmosfääri? Actually, no. I didn't know what to expect, actually, but I think the crowd was great, it was full. Ausalt öeldes mitte ning ma ei teadnud üldse, mida oodata. Täismaja publikut oli suurepärane. Mul on hea meel, et publik tuli võistkondi toetama ja olen õnnelik, et võitsime. Valikturniiril selgus eile 3 edasipääsejat. Eesti valikgrupist on koha EM-il taganud Montenegro, C-grupist on edasipääsu kindlustunud Ukraina ja F-grupist Itaalia. Väga lähedal on EM-piletile ka Soome, kes purustas eile Albaania 95-52 ja on 5 võidupääsu grupi liider. Ja ikka koomiste mängujuht Tennimo Sokk siirdub õhtul. Sellesse muinasjutumõistesse ei pea ka nagu takerduma või ennast laskma nagu sellest nagu siis kammitseda, et lugu jutustus. Elus iga sammul on mingisugused lood jutustused, et seda saab karta ja
nüüd kaasa meiega. Me läheme noorusesse. Rääkida võiks kõigest, aga alguspunkt võib paikneda nagu väga mitmel pool. Siis ma mõtlesin hetk tagasi, et ma ei saa ilmselt seda pealkirja jätta lahti seletamata. Üks asi on nagu ikkagi tavalised ettekujutused keelest ja siis sellised teooriad ja ka niisugune igapäevases kasutuses, mida tähendab sõna müüt. Et selleks, et neid kokku viia, kõigepealt peaks olema mingisugused väikesed määratlused. Et ütleme siis nii, et see, mida tavaliselt nimetatakse meil igapäevases keelekasutuses keeleks, see on justkui teatav instrument. Et see on niisugune vahend, millega saavutatakse vajalikke eesmärke sotsiaalses keskkonnas. Sellega saab ka jäädvustada informatsiooni ja keele abil saab teatavad sellised taksonoomiad, suured klassifikatsioonid, seaduste süsteemid igatahes. Ühesõnaga sellised suured sümboolsed ehitused saab keelest kokku panna. Teeme siis aukene. Tohib. Kalle, sa ei ole üldse rahule sellega. Mille pealkiri on Kui hästi läheb, siis Jerofejevi vaimus. Tollel suvel oleks ma tegelikult pidanud olema Jämejalas sundravil, aga tänu ühe advokaadi osavale tööle õnnestus mul juhtum edasi kaevata ja seetõttu oli mul suvi vaba ja tänu Fortuna naeratusele sattusin ma tööle Tartu riiklikku, ma olen Vene aega kinni jäänud, Tartu Ülikooli katusele. Tööteatrisse asjaliku näomehena. Minu ülesanne oli kõndida ringi mõõdulint, pliiats, akutrell, ketassaag ja pikk villa lõikamise nuga käes mööda katust ringi ja asjalik nägu peas ja aeg-ajalt nende riistadega teha midagi asjalikku. Aga seal katusel olid mingi 20 mingisugust tüüpi lammutajat, kes nägid hirmsad
aastat vaeva vana betooni eemaldamisega, purustamisega, neil oli ka igasuguseid elektritööriistu, rasked jube mingisugused tuurid ja lõikurid, aga põhitööriistad olid ikka nagu Bellamor kanali ehitamise ajal Kuvalda, kang, mis vene keeles on loom ja käru. Tolmu on palju, lärmi on palju, aga seal oli üks pikk, noor, hästi sõbraliku olemisega, kuidas öelda, tüüp, kes oli kõige tähtsam ülemus, projektijuht, hästi sõbralik ja tore mees. Ja mina pusisin seal midagi teha, asjalik nägu peas. Ja pikk, me kutsusime teda pikaks. Miks, küsite teie? Tähendab, kui küsite, siis te küsite miks. Ja ma vastan, sest ta lihtsalt oli pikk. Ja seisis seal ja vaatas neid lammutajaid, kes mürina saatel tolmupilves möllasid. Ja pikk seisis ja vaatas, ta oli selline teistmoodi ülemus, kui seal mõned olid nendel lammutajatel. Mõned ei suutnud vältida kupjalikku hoiakut, aga tema suutis seda lihtsalt tänu sellele, et temas ei olnudki kuppja verd. No vot, ja seisis siis seal ja mul tuli selline mõte, et mis oleks, kui läheks ja küsiks temalt ja läksingi ja küsisin, et vabandage, et teie olete selline tark mees, et öelge mulle palun, et kas need lammutajad olid sealt mingi 5–10 meetrit eemal, et kas kapitalismi teoorias on selline punkt, milles on öeldud, et need, kes teevad kõige raskemat tööd, saavad kõige vähem palka. Nii huumoriprisma läbi esitasin ma talle selle küsimuse. Ja täpselt sama huumoriprisma läbi vastas ta mulle, jah, on. Kapitalismi teoorias on selline punkt täiesti olemas. Aga küsisin mina. Mis saab siis, kui tuleb revolutsioon? Ja viipasin käega nende lammutajate suunas, kellel olid igasugused kuvaldad ja kangid käes ja käepärast ja ta vastas mulle nii. Aga evolutsiooniteooria on ju tõestanud, et revolutsioon ei ole jätkusuutlik. Happy end.
pakami ega, käkimi tõmba, pakami ära, kipeste joosemi koolustist. Ja taivas on pagaya pääl, kõrt pümme, kõrt tähti on sääl, pakami siis, koolu joosemi, pakami, joosemi koolustist. Täst joosemi jumala hiist, pakami pagala hiist, joosemi siist, täst paarsemi pakami jõkva, käkimi tõmba, pakami ära, koolu joosemi, pakami koolustist. Kui sa nii ole ka maa, nimiga mõlema, seemi jomi makami, tüüdedi mis sukukinna. Kui sa nii ole ka maa, nimiga mõlema, seemi jomi makami, tüüdedi mis sukukinna. Seemi jomi makami, tüüdedi mis sukukinna. Pakami ega, käkimi tõmba, pakami ära, kipesti joosemi koolustist. Kuna osaluskunstnikud loo praegu installeerib, vanasti nagu ma siin nägin vilksamisi, Johnsonid on kuskil linna peal, ja nendega niikuinii toimuvad kohtumised eraldi festivali jooksul, siis siia täna oli plaan kutsuda rääkima siis kolm kunstnikku, kelle tööd on samuti Tartu Kunstimuuseumis, Kai Kaljo, Jaan Toomik ja Raul Meel. Raul Meel ei ole jõudnud siia, ilmselt ta sõidab autoga ja sest telefonile ta ei vastanud. Ta on ütluses majas ajab juttu. Ajab juttu, jah, okei. Sellega vist ei kaasnud, aga ma ei mäleta, kas sellega kaasnes suur au või suure medal ka või ei kaasnud. Kui medal on, siis võtke medal või kaasnud. Neid, ma tean, et see Kristjan Rauaam on iga raske. Ja siis Hiirapi oma on kergem. Aga ma arvan, et võiksime siin alustada. Ma paluksin kunstnikel tulla ja esitada siia ette. Ja võib-olla võiksime teha kuidagi niimoodi, et kui teil on mingisuguseid küsimusi, siis te küsite kohe otse. Jälle see lubades kõige aumärk. Äkki kõvemini saab rääkida? Äkki saab korrata kõvemini? Ei kuulnud. Ei kuulnud? Äkki saab korrata kõvemini? Töö andis teile edasises järgnevas loomingus mingisuguseid impulsse ka? Võib-olla Sõdamaa vabaduse näiteks või? Mina tahaks öelda selle omadele kohta nii, et ma seda tegin, siis ma ei mõelnud üldse, mis tähendus võiks olla tulevikus, aga ta ikkagi on selline üsna eraldiseisev marginaalne teos minu loomingus. Üks väheseid sotsiaalseid projekte võib-olla üldse, aga mingi massiteadus on ta nagu üles paisutanud ja minu meelest talle nagu märksa suuremat tähendust andnud, kui ta minu jaoks on ja ütleme niimoodi, et mu kohalik selline kommertsedu on isegi nagu negatiivselt olnud mõjutatud sellest. Et minu mõni muid teoseid või maad on nagu ärimehed nagu halvemini vastutanud selle loo. Et on selles suhtes mõjutanud küll ja pigem negatiivselt. No minu meelest mõned mõtted on nagu seganud see kaasa suure, et just pärast seda, kui see lugu igal pool üle maailma läks, siis ma mäletan, ma ei saanud enne nagu rahu, enne kui üks teine video ka oli nagu ma sain aru, et ma ikka ei ole, kõik inimesed tahtsid ka kohe tänada, see on pime kanaliks ära, et ega tegelikult seal oli mitte keegi ja kui see tõesti oli teist mõni. Siis ma sain aru, et see, mida inimesed räägivad, meile meeldivad, meie meeldib minu mõtlemine. Siin on ikka
siin huvitab see, et see riskifaktor on erinev autoritele. Jaani ja Rauli töös oli see rohkem sisse ehitatud Kai, kes ikkagi ründas sisuliselt iseennast selles töös, aga Jaani töös ta ründas nagu sellise nii-öelda esteetilise materjali kasutamist, siis Raul ründas mingeid poliitilisi mitte kirjutatud seadusi või teatud poliitilist kombekust, korrektsust, lugupidamist, eks ole, riigi vastu. Veel küsimusi? Jaa, palun. Kas konkreetne töö andis teile edasises järgnevas loomingus mingisuguse impulsse ka võib-olla suurema vabaduse näiteks? Kas te ammutasite sellest konkreetsest tööst igaüks edaspidises töödes ka, edaspidiste töötegemist? Jaa, palun alustada. Ma olen selle peale isegi mõtelnud, sest tegelikult oli see minu selle Eesti teema vast viimane töö ja ma tegin seda viimase töö. Ma üritasin sellest Isamaa teemast, mida ma olin väga palju käsitlenud, üritasin juba vabaneda ja liikuda edasi. Ja nii poliitilist Isamaa teemast. Sest aeg tundus olevat juba mitte kohane selle jaoks. Ühel hetkel, kui see riigi vargus ja kõik see riigi jõuetus ja ka poliitikute kasvav ükskõiksus selle vastu, hakkas minule vastu käima. Ma hakkasin kujundama suurt näitust aborigeenide elu, mis võtaks kokku kogu meie rahva loo ja kultuuriloo ja poliitilise loo. Ja sellest üks osa siis kasvas välja jälle siis apokriva lipud. Aga see kasvas välja mitte ainult Eesti lippudega, vaid kasvas välja nende kultuuridega, mis siin Eestis sel ajal väga silmapaistavalt võitlesid mõjujõu pärast. Kas teil ei olnud selle töö tegemise ajal sellist kahtlust, et see protsess, mida see algatab, muutub kontrollimatuks, et igas riigis sellist tööd teha ei saaks? Kas te ei kartnud, et teid pannakse vangi, et teid lastakse maha? Ma päriselt seda ei arvanud, aga ma olin olnud ennegi situatsioonides, kus ähvardasid palju suuremad karistused, kui siin Eesti Vabariigis tulemas. See ei olnud üldse nagu probleem. Selle peale ei mõtle kunstnik, kui ta riskib. See riskimine on hoopis loominguline. See õnnestub, see mängib välja. Ja Ilja Kubatov ütles mulle kuskil 80-ndatele Valter Raulis, et sa hävitad oma rahvusvahelise kunstniku tuleviku, kui sa seod ennast liiga tugevalt rahvusliku vabadusvõitlusega. No ma ei vaatasin vabadusvõitlust jätta ja jõudsin, tegin, kui mitte ainult tegelenud kunsti, vaid andsin ka 100 teost, üle 100 teose selle Eesti iseseisvuse võitluse toetuseks. Ja näiteks minu jälle piltide müügirahaga, mis ma oma taskust võtsin, sõitis meie tulevane president USA-sse oma tulevast poliitilist staatust klaarima. On veel küsimus saalis? Mul on tema keele, et te kirjutasite nüüd apokriivasti. Mida te siin mõtlesite? Kas oli siis kirjutasite? Selle Eesti, iga rahvuskultuuri ma tellisin silmapaistavate tegijad, et need tekstid, kui ma sain aru, et ise ma ei suuda kõiki tekstid teha. Seletasin ära, mis ma tahan. Ma tahan, et see protagonist, kes teksti ütleb, et ta suudaks väljendada seda rahva mentaliteeti ja poliitilist tahet siin Eestis, mida ta tahab teha. Kuidas ta toimub. Ja loomulikult see pidi tulema niisugused poeetilised ja niisugused, mitte ilustatud moel, vaid karmi tõe väljaütlemisega, aga kuidas see paneb lihtsa töömehe, kes on Eesti Vabariigi sünnipäeval, tunneb, et ta on jäänud kõrvale, et temale see vabariik kuidagi ei jõua. Ja talle nagu pannakse pahaks, kui tema ütleb, et tahab ütelda, et
elaklassi loba. Ja siis ta võtab omal jookpudeli viina ära ja nende kurjade pahade sõnadega, sest ta häbeneb natuke olla empaatiline, olla hell. Aga ta tegelikult, kui te seda teksti loete, siis ta tegelikult on hell. Näiteks oma kaasas, kellega ta seal armastab. Ja siin taga on veel üks asi, et kui te panete tähele, siis minevikus kõik see obsöössed tekstid oli kuskil 200 aastat tagasi, näiteks slaavi kirikus oli need kõige pühamad tekstid, kõige võimsamad sõnad, kõige viimased ära appi kutsuti. Mis pikk edasi tegi? Mulle ei meeldi absoluutselt see meelepõhjendus, et suguelunditega seotud need sõnad, et need on väga suure väega nii edasi, sest minu jaoks on väga otsitud põhjendamist arvamus. Aga mulle meeldib väga Milan Kundera põhjendus, kus ta ütleb, et mitte midagi ei ole rahvuslikumat kui roppus. Sellepärast, et keel on võimalik selgeks õppida, aga roppuste kasutamist selleks tuleb sündida. No vot. Et vägi sõnades on vägi. Et siukene power on nagu sees. See on ikka korrandi hästi palju. Jah, et ma olen sellega täitsa nõus ja noh, ega ma sellele ei mõelnud ja vist õnneks, et kui siuke asi on nende lipuvärvides vineeride peal, et siis võib siukest ütlemist tulla. Teised ütlemised olid niisugused tobeda võitu. Noh, ma ei tea. Noh, kui kellelgi oleks sinimustvalge särk ja peale oleks kirjutatud kurat, siis noh, ma ei arva, et see oleks kuidagi paha nagu Eesti suhtes, et selles on mingi, noh, mis kurat, et mis siis nüüd siis tehakse, et mis särk on. Kui ma lugesin seda sealt loomingust, siis ta mõjus nagu rohkem nagu sellise praali, kes tüüp nagu joogiklaasi taga. Hea meel ei olnud eriti õnnelik, et see loomingusse läks. Loomingusse läks ka täiesti juhuslikult. Udo Uibo küsis mult, et kas mul on mingit teksti ja mul ei olnud midagi tal anda. Ma ütlesin, et vot see näiteks on, see vedeleb. Ta ütles, et hea küll. Ja pani selle sisse. Pealkirja mina ei teinud. Ma ei tea, kes selle pealkirjas tegi üldse. Ja minu meelest loomingust tuli sellest hea paksu pahandust. Ja varsti pärast seda enam Udo Uibo ei olnud peatoimetaja. Ma ei tea, kas see on sellega seotud või ei ole. No, eks ma nägin kõrvalt seda või mis meedias oli, et mis meele kohta nagu kriitilist öeldi ja see tegi kuidagi nagu nõutuks või nukraks või. Sest ma teadsin, et ta on nagu head asja teinud ja hoopis teise suunaga seda. Kuigi ma ei tahaks ka suud täis võtta ja öelda, et mis ta tegi või. Et ma siiamaani ei tahaks seda sõnadesse panna. Kunstiteosega nagu ta on, et kui sa selle 2 lausega ära ütled, siis on kuidagi nagu trivialiseeritud või et seda ei ole vaja. Aga mina seda tööd usaldasin ja kui sellest kuidagi niimoodi näpuga hakati näitama, et siis see tegi nupraks nagu või, aga kunstikriitikud õnneks seda ei teinud või? Ei, seda muidugi jah. Meil on seda mainid ka, et ikkagi enamus oli sellel positiivsel vaagival poolel, et teda ikkagi kajastati või jutustati siis nüüdelda lahti. Ma arvan, et meil on patrioot ja mina olen ka patrioot, et ega Siit võib muidugi edasi minna ja seda keelemärki väga mitut moodi nagu lahti seletada, aga igatahes dogma on see, et ta on arbitraarne. See tähendab, me võime lasta tähistajad niimoodi vabalt ujuma või triivima ja siis tekib selline tühjade tähistajate vool, keelemärkidega saab igati moodi mängida
sellepärast et see seos tähistaja ja tähistataja vahel on meelevaldne ja veelgi segasemaks läheb asi siis, kui me eeldame, et on ka mingisugune referent väljaspool keelt on midagi, et kas niimoodi on üldse õige keelt vaadelda, selles üksmeelt ei ole ja Saussure niimoodi ei teinud, aga jällegi selline pragmatistlik anglo-Ameerika semiootika lähtub sellest kolmikjaotusest, et on ka väline reaalsus. No aga selleks, et niisugune keele ettekujutus üldse saaks käibele tulla, tuleb lähtuda juba mingisugusest, ütleme, et ajalooliselt välja kujunenud keelest. Meil peavad olema mingisugused sõnad, mida me tunneme ja siis me võtame seda sõna teatava individuaalsusena. Selle saab ka siis muidugi koost lahti võtta, siis ta enam individuaalne ei ole, vaid on nagu lagunenud foneemideks, morfeemideks, lekseemideks, võib-olla veel mingisugusteks ühikuteks ja semantiliselt semeemideks, sellist sõna on ka kasutatud keeleteaduses. Ja siis see sõna on ühest küljest niisugune, võib öelda natuke müütiline terviklik üksus, et talle jääb ühest küljest see seletamatu omapära ja individuaalsus alles, ta oleks nagu ikka see sama sõna, sama üldnimi paljude asjade kohta, aga teisest küljest ta on nagu lammutatud ja see kõik siis põhineb sellel meelevaldsuse dogmal ja teisest küljest meelevaldsuse dogmal tuleneb sellest, me saame keelt pidada meelevaldseks ainult siis, kui me eeldame mingisuguseid sõnu, millel on nagu ühest küljest see müütiline ühtsus, aga teisest küljest nad lagunevad koost. See lagunemine algab siis sellest, et kukuvad üksteise küljest lahti need morfeemid, lekseemid ja teisest küljest semeemid ja siis tähistajad lähevad vabalt liikuma ja põhimõtteliselt saab ajada igasugust mula, millel ei ole nagu mingisugust tähendust, aga kummaline on see, et see mula mingisugusel moel mõjub, sellepärast et teatav selline mingi müütiline intentsioon, see midagi sellest müütilisest ühtsusest, mis me alguses omistasime ühele sõnale, ühele mõistele, kandub nüüd kuidagi üle kogu sellele keelele tervikuna. Ja see on siis niisugune efekt, mis tekitab palju segadust, kui panna selline semiootiline ja lingvistiline lähenemine moodsate 20. sajandi kunstipraktikatega kokku, on hästi palju selliseid nagu tühjenenud sümboleid, tühje tähistajaid, igasugust sellist nagu unenäolist, sürreaalset, mõistatuslikku mula, mis ühest küljest peaks olema täiesti nagu tähtsusetu, see ei tohiks meile midagi tähendada, teisest küljest tal on kogu aeg selline nagu müütiline nõiduslik mõju.
has suddenly become the poster child for austerity defenders. They're on the euro and they're booming. And finally, you still have a picture of what we're talking about. Yes, and global in trade means you can pontificate on fiscal matters and declare my country a wasteland. Sorry, not conservative or leftist, just non-venom while following agreed upon EU fiscal rules justifies not and snide losing regarding my country. Here's real GDP from Eurostat. Aga miks sinu töös purki midagi sisse ei läinud? Aga kui sa võib-olla vaatasid, siis minu töö oligi see, et ma kui Toomik just tegeleb selle sisulise poolega, et seal nagu see sisse läheb ja läheb väga selline sisuline asi, siis mina tegelengi nii-öelda, mis ma arvan, et on nagu tänapäeval rohkem nagu selline iseloomulik, et tegeletakse pigem rohkem vormiga ja siis selle pealispinnaga. Ja meelega oligi see, et ma ei pannud sisse midagi, et see lihtsalt selle nii-öelda pealispildi tootmine. Et võib öelda, et sinu purk oli sisuta? Jaa, täpselt, jah. Kas Tartu jaoks kunstiteost teha on teistmoodi kui kuhugi mujal? Selles mõttes, et ma ei mõelnud selle tegemisel, ma tahtsingi nii mõelda, et see ei ole ainult nagu, et seda võib eksponeerida ainult Toomiku töö kõrval, et ma tahtsin seda nii teha, et see oleks ka iseseisev töö ja ma arvan, et ta on iseseisev töö ja selles mõttes ma ei absoluutselt ei mõelnud teen Tartule või Kunnutile või Toomiku remake'i, vaid ma pigem üritasin üldistada kogu seda asja ja nagu vaadata laiemalt ja siis lihtsalt võttes aluseks selle Toomiku töö nii enda. Aitäh! Väga külmunud, jah.
Aga kuna see siis välja tuli, et ta kadunud on? See on nüüd. Nüüd on sellest üle poole tunni küll juba, kõvasti üle poole tunni. Äkki peaks helistama kohe politseisse? Jah, ja teatama, et ära varastatud on purgedassi. Jah, see on kunstiteos muide. Mõtleme selle välja. Aga te ei olegi helistanud. Kuidas me seda reprodutseerime? Aga mõtleme sellest edasi. Me tunneme ära konkreetse selle purgi. Nüüd on peaaegu identne nende teistega. Liitrine purk valge kaan. Vaata, mul on need videode kuupäev või kellaajad on 13, 17, 21, 22, 24, 25, 28. Et minu arvates... Ma näed, see nurk oleks ju näha küll. Ta on väga odune, tal on, esiteks tal eeldavasti see on pahtlid olnud, mis on peal. See on üle valgustatud. Aga see on, näed, 17.21 ja ma ei oska öelda isegi seda. No nüüd on kadunud vist juba. Ma arvan, et nüüd on kadunud. Vaata, võtame kuskil... Kuulge, ärme tee ise seda uurimist. Politseis tehakse... Praegu on purk olemas. Politseis tehakse see pilt korda ja hakatakse... 09 on olemas, 13 on olemas. Vist on kadunud? Või on olemas? On võib-olla olemas. See on 17.17. No nüüd enam ei tohiks olla, 17.21 enam ei ole vist. Me paneme ära kuusi. Minge palun välja. Minge palun välja. Oho. Hops, hops, hops. Hops, hops. Bum, bum. Ja ei mingit menti. Aga mitte midagi. Ei öelda. Äärmiselt kahetsusväärne. Õige kaader või? Aga kus me nüüd jäimegi? Sinna, et me tuleme väga hästi välja oma väljendustega. Nagu need mehed tulid bussist välja. Lihtsalt. Ja loomulikult. Sups ja väljas nad olid. Meil tulevad teoste tegemised täpselt samamoodi välja. Sups ja teosed valmis. Kas kaader oli õige? Aga kas siin näiteks on nagu võtta nüüd näiteks see näitus, mina näiteks näen, et siin on üks probleem, väga sotsiaalne probleem ja väga konkreetne, see näitus ise. Ja minu meelest see näitus väga palju tegeleb iseendaga, et ta on nagu püstitanud siin niisuguse 3-tasandelise lõksu vastavalt nagu sellisele natuke kergelt Gaston-Bachelardilikule majamudelile, et on elutuba, on kelder ja siis on pööning, eks ole. 3 tasandit, et see mingis mõttes nagu see toimib mingis moel nagu lõks.
ja see näitus püstitab sellise probleemi justkui nagu iseendana. Ehk siis alumisel korrusel nagu Fitzpatrick ise on kirjutanud, et seal on nagu tööd, mis nii-öelda kompavad meie nagu empaatiavõimet ja võimet ületada nii-öelda kognitiivseid takistusi, vaadates siis nagu näiteks mingisugust igikestvat sellist videot, mis ei ole võib-olla eriti kaasa kiskuv, aga mis on nagu iseenesest nagu, mida ei tohi vaadata nagu teost, vaid pigem nagu kui millegi sümptomit või siis nagu mingit omadust või iseendast või väljakutset nagu iseendale. Et see on nagu seal keelteris. Siin elutoas on siis sellised, minu järgi, minu arusaama on nagu sellised mingid maal kaaperdavad sellised tööd või siin on nagu selline ka muidugi galerii noorus, ehk siis see nooruse teema on siin väga oluline asi, mida ei tohiks üldse alahinnata, et see on nagu mingil moel nagu viitab see, ta ei ole selline klassikaline kaasaegne kunst, mida käib middle class kusagil vanas Euroopas vaatamas või kuskil USAs, vaid ta on ikkagi nagu noorte, mingisugune nooruse kultuuriga natukene seotud. Ja siis seal ülemisel korrusel minu meelest see nagu ekspositsioon annab nagu tohutult hea sellise diagnoosi sellele inimesele, kes siia nagu satub mingil moel. Et esiteks siin on see noorukite tõrjeaparaat, mis produtseerib seda heli, mida ainult inimene teatud vanuseni võib kuulda. Ehk siis kui sa oled nooruk, siis sa sinna üles ei lähe, sest see heli peletab su sealt eemale. Meie, kes me oleme seal üleval käinud, me oleme nii-öelda need vanad rondid, kellele võib siin näitusel miski nagu pinda hakata käima. Et siin on ikkagi nagu kuidagi see mingi natuke tibaõõnes on see asi kuidagi ei suhestu kohaliku olustikuga ja need alumised asjad on seal nagu irriteerivad natukene isegi nagu kuraatori sõnul. Et lähme sinna üles ja siis me näeme täpselt iseenda pilti seda, kuidas koerad nagu ründavad tooli. Et ma ise tundsin ennast esimene kord, kui ma siia näitusel tulin väga kiirelt vaatasin, siis ma eeskätt tundsin ennast täpselt selle koerana, keda miski jubedalt häirib, aga see tool häirib ja ma haugun ta peale ja lõppkokkuvõttes ma hammustan ja lihtsalt lammutan ta ära ja siis jään nagu sinna mõnuledes niimoodi mõmisedes nagu pikutama. Et see on nagu see, mis juhtub sellise kriitilise või nagu sellise ebakonstruktiivselt nagu kurja kunstipublikuga. Tüüpiline, sest mõttes, et tool ei ole ju vaenlane, ta on lihtsalt tool, mis selle kepil viga on nii edasi, eks ole. Et see on ju inimeste töösid, mida te näete, mis on nagu saadetud siin pika maadagalt või edasi. Sellega on kõvasti vaeva nähtud. Ja lõpuks see sisetasku portree seinal. Sisetasku ehk siis just kui sa oleksid nagu, vaataksid kellegi põue, kus sa näed sisetaskut, aga see on sinu jaoks suletud ja sa ei saa iialgi oma kätt sinna pista, sa ei saa iial teada, mis seal taskus on, sest see tasku on lihtsalt suletud. See on lihtsalt see viis, kuidas mina seda loen. Ma olen rõhus see, et kurat, et ei saa teada, kes see on. Ma arvan, et mingil määral küll, sellepärast, et kas või juba see, et me ju Marina puhul ehitasime ainult ühe seina, et siin oli neid seinasid kõik rohkem. Siin oli lisaks ju veel ka see, et ennem seda ju vahetult läks tegelikult kataloog alles, kõik need kataloogid läksid trükki ja tegelikult ju nende arhiivimaterjalide või arhiiviseinte tegemine, et see käis edasi. Ja Marina puhul ju tegemist on ju ikkagi videonäitusega, et seal ei ole nagu ju midagi, mida sa peaksid kuhugi seina panema. See jutt läheb rappa selles mõttes. Räägime siis toomikust. Jaa. Algne positsioon oli see, et seda
mis toimub, seda peavad teadma võimalikult vähe. Kes selle positsiooni ütles? Me võtsime selle positsiooni. See muuseum või festival? Koos festivaliga. Ja ise paiskate kohe selle pressiteate, et varastati? Jah, sellepärast, et seal oli vaja seletust sellele, miks üks on puudu. Miks keegi küsis või? Oleks küsitud ju. No siis oleks öeldud, et sellele inimesele konkreetselt varastati. Küsib järgmine, ütled sellele, näe, varastati. Kunstimuuseum ei saa lubada seda. Miks? Kunstimuuseum peab sellist asja avalikult teada. Saab ainult poolikut asja teatada. Nõudke siis seda täit matsu. No, lõhkus teose. Kas ta on siis teost lõhkunud või ei ole? Seda saab öelda juba või? Meile teada olevalt seda purki ei ole, jah. Aga teie seisukoht on, kas ta lõhkus siis teose või ei lõhkunud? Jah, lõhkus. Lõhkus. Ja muuseum ostab teose. On ostetud. On ostetud. Siis tal on talle selle teosele 15, värskendage mu mälu. 15 mai 1. juuni 92. Jah. On määratud kindel materiaalne väärtus siis sellisel juhul. Jah. Ja nagu ma aru sain, seal ikkagi need purgid sisudega säilitamisel ei lähe. Need on juba praeguseks hävitatud. Ja siis see võtab, ja festival on lõppenud ja see võtab selle maha nagu, et ta ikkagi, menüüd on alles, idee on alles, et ta siis ei ole nagu lõhkunud teost. Ta lõhkus selle teose ainult natukeseks ajaks, nii kaua kui festival käis. Aga kuidas... Ma ei oska sulle vastata. Praegu ei oska. Miks ta seda võis teha ja seda, kuidas ta ikkagi tegelikult praeguseks enam seda teost lõhkunud ei ole. Ainult see vahepealne asi. See on natuke piinlik. No kindel positsioon, see mida ma saan öelda, on see, et kunstimuuseum ei tohi lasta sellist asja juhtuda. Ehk siis ikkagi peaks mingi sanktsioon trahvi näol tulema? Seda ei otsusta meie. Vaid? Eesti politsei või Eesti kohtusüsteem. Aga kui nemad ei adu jälle kunstiteose seost kultuuri kontekstis. Nemad nõuavad ainult konkreetselt seda sama. Ütlen, kas ta siis lõhkus, kas ta hävitas teose ühest osa. Kas ta saab selle tagastada, kui ta varastas selle. Ta ei saa seda mitte, ta ei saa tagastada, ta ei ole mõnes mõttes ka nüüd lõhkunud enam. Sellepärast, et te ise hävitasite suurem osa ära, millega pärast. Miks te ei säilitanud teisi? Sellepärast, et hävitamine käib teose kontseptsiooni juurde. See tähendab, universum püsib koos tegelikult ei millestki, mingisugust mateeriat ei ole olemas. Ei ole niisugust algosakest, mida võib-olla füüsikud otsisid 20. sajandi keskel veel, nüüd on sellest praegu justkui loobutud, kaldutakse pigem arvama, et tõepoolest algosakeseni ei jõuta kunagi, sellepärast et järjest edasi minnes nendel mikrotasanditel
me jõuame kogu aeg aina väiksemate ja väiksemate osakesteni, aga need omakorda on alati jagatavad mingisugusel viisil. See tähendab, tundub tõesti nii, et aine, see, mida me peame aineks, see on teatavas mõttes illusioon, aga seda sõna illusioon ei tohi väga kergelt võtta, sest see illusioon koosnebki kõigist nendest võnkumistest, vibratsioonidest, igasugustest liikumistest, millest me koosneme ise ka ja tegelikult see ongi siis universumi kosmoloogiline niisugune olemus, ta seisab koos ei millestki, ta seisab koos tühjusest, aga see tühjus ei ole tühi või olematu, ta on täis liikumist. Hi friends, I'm gonna show you my favorite website. For that, I'm going to Google Chrome to open this. Yeah, I've got there. So, my next step is I just print in www.artiskukunut.org and enter. And what can I see? I've just got to my favorite website, Artist Kukunut. I can see that it's some foreign language, probably Lithuanian, and I want to choose an English version because I don't understand anything of this. So let's try that. And we did it. I can see here exhibitions, media, archive, Facebook, about us, partners. What? There's all of possibilities. Also going down. I roll down, and what can I see? There is a map. There is a map of this fantastic festival. Where it is? I just zoom out, zoom more out, even more out, even more, more. And I found it. It's in Estonia. Good. So, and I guess the city is Tartu. Tartu is good. So I go. Then I can locate myself, and here I am. I'm in Tartu. I'm in the middle of Tartu, and now I think I know where to go. So I just roll up. If it works, I roll it up. It's not working. Again. Okay. Something happened with this computer. Yes, but it's going to roll up. Perfect. Yeah, I try to find some, for example, exhibitions. I go to exhibitions. What can I see here? I'm really excited now, because this is something great. This is just fantastic, but it doesn't open somehow. But I try again, I try hard, I push the buttons, and here it is! Wow! I've got these exhibitions here. Well, let's try that one. This seems interesting. Well, you can do it even with such a slow computer. You can just find everything. There is like pictures, this is a shit. This is my favorite art piece. Yes, I'm really excited now. This is a famous shit, the modern shit. And the name, right gently over the bridge. Let's see that one. It makes me almost cry. You've got like plenty of pictures here. You roll it down, you just roll it down, and you see
Artists, lot of artists, different artists. For example, Nina. We open Nina and we see, here she is. And if you want to know something about us, you just click it and you see two beautiful Estonian girls. You can contact them easily, finding all these contacts. So, if you want to read more, you just click on it and it will open. So, what about the partners then? Here are the partners, different partners. And what's that? I guess it's just a red button. Let's press it.